taimekaitsetööd on vajalikud soovitud kultuuri rikkaliku saagi kindlustamiseks. Nende läbiviimisel on vaja järgida nii kehtestatud nõudeid kui kasutada sobivaid preparaate ja töökorras taimekaitsepritsi. Iga 3 aasta järel läbitav tehnokontroll küll annab ülevaate seadme seisukorrast, kuid pritsimiskvaliteeti tuleb hinnata oluliselt tihemini. Kõige lihtsam ja kiirem on sooritada kalibreerimine. Kalibreerimisel määratakse otsakust ajaühikus, näiteks 30 sekundi jooksul väljuva vee kogus. Enne kalibreerimist peab seade olema nõuetekohaselt hooldatud ja seatud vajalikule normile. See tähendab, et on valitud tööks sobivaimad otsakud, paak täidetud piisava hulga puhta veega ja seatud vajalikule töörõhule. Kalibreerimiseks valitud ala peab olema tasane ja piiratud juurdepääsuga. Keskkonna kahjustamise oht peab olema minimaalne. Kalibreerimiseks mõõdetakse igast sektsioonist vähemalt 3 pihustiotsaku väljavool. Kann ei pea olema kalibreeritud. Odavate plastkannude skaala paikapidavust on soovitav kontrollida veega, teades, et 1 liitri toasooja puhta vee kaal on 1 kilogramm. Liitrist suurema minuti läbivooluga otsakute mõõtmist on mõistlik teha 30 sekundi vältel. Väiksema läbivooluga otsakuid peaks mõõtma 1 minuti jooksul. Lehvikotsakute mõõtmiseks sobivamad on lapiku suudmega kannud. Soovitav on ka kalibreerimisel kasutada isikukaitsevahendeid. Kalibreerimisel tuleb jälgida, et pihustist väljuv vedelik ei lendaks mõõtkannust mööda. Nivoo lugemisel hoia kannu horisontaalselt. Võrdle saadud tulemust otsakute tabelis oleva väärtusega. Kuni 10% erinevust on lubatud. Tee märkmeid, et hinnata otsakute kulumise ühtlikkust. Kui mõõdukannu pole, aga on võimalus kaaluda, siis võib kalibreerida ka kaalu alusel, kuna vee erikaal on 1. Ei tohi unustada taara kaalu arvestada. Kui otsakust väljuv vedeliku kogus erineb soovitust enam kui 10%, tuleb selgitada põhjus. Kui kogus on väiksem, on põhjuseks enamasti otsaku või sõela ummistumine ja otsakut tuleb puhastada. Selleks tuleb kasutada suruõhuga läbipuhumist või veega loputamist. Puhastamiseks sobib ka vana hambahari. Kui puhastamise järel tulemus ei parane, tuleb otsakud vahetada. Tuleb meeles pidada, et otsakud töötamisel kuluvad suuremaks. Seega võib kogenud töötaja ka võrdselt suurema läbivooluga otsakutega töötada, kui ta arvestab pritsi seadistamisel otsakute suurenenud läbivoolu ja lehvikute kuju ei ole halvenenud. Arvestades taimekaitsetööde vastutusrikkust, on siiski mõistlik vahetada otsakud esimesel võimalusel nõuetele vastavate vastu. Taimekaitsepritsi seadistamine õnnestub 100% vaid siis, kui kasutaja teab tegelikku läbivoolu otsakutest.
Eesti Taimekasvatuse Instituudi meeskond soovib kõigile täpsust ja kannatlikkust õigeaegsete ja tõhusate taimekaitsetööde tegemisel.